Nii, tere sõbrad, Business Bridge, teine osa eesti keeles teeme ja täna mul külas inimene, kes näitas, et Eestis saab ehitada või luua ausa ja väga soliidse brändi. Täna mul külas Rasmus Rask, kes on jäätise Lamu asutaja. Tere, Rasmus! Tere! Aitäh kutsumast! Sinu taust on juriidika või õigus. Sa alustasid Hansapangas juristina, pärast sul oli keskkonnaprojektid erinevad ja siis sa tulid Lamu loomisele. Et räägime algusest peale. Et sa kasvasid Eestis 90-ndatel. Kas see kuidagi mõjus sinu eluteed? Jaa, no ma isegi minu lapsepõlv jääb sinna 80-ndatesse. Me rääkisime, vaata, et me oleme ühe aastakäigu poisid, et mina mäletan seda aega, kui oli veel selline sügav nõukogude aeg ja kõik tundus kuidagi nagu see lapsepõlv oli väga helge. Mulle väga meeldis sporti teha, ma vaatasin väga palju sporti, näiteks kui ma just mõtlesin sinu peale, et näiteks üks suuremaid selliseid mälestusi mul oli, kui me vaatasime 9-aastaselt jalgpalli MM-i Mehhikos. Maradona. Või jumala käega. Ja see oligi kogu see elu, et siis kõik mängisid õues on ju jalkat. Ma mäletan, et ka seal oli Nõukogude Liidu meeskonnas olid Blokhin ja siis oli seal see Belanov, kes nagu olid nii-öelda meie poisid sel hetkel on. Ja mina mul olid teised sõbrad ka, kes olid juba sel ajal võib-olla natuke vanemad ja teadsid, et Nõukogude Liidul ei tohi pöialt hoida, aga mina olin väga siiras Nõukogude Liidu jalkakoondise fänn. Pärast ma sain teada, et nad mõlemad, Blokhin ja Belanov olid ju ukrainlased. Et selles mõttes, et ikkagi, et see ka sel ajal, et see Nõukogude Liit oli ka kokku ikkagi 15 liiduvabariigist ja eri rahvused ja eri taustaga sportlased. Aga et sport oli minu jaoks väga oluline. Mingi tükk aega ma tahtsin saada sportlaseks, aga mingil hetkel siis ma ikkagi tajusin, et võib-olla et selline atleetlikkus või minu füüsilised võimed ei ole need. Siis ma tahtsin saada spordiajakirjanikuks. Ja ma väga tihedalt jälgisin sporti, tegin igasuguseid tabeleid ja statistikat ja see oli ikkagi esimesel 10-15 aastaseni minu põhiline elu sisu. Aga jah, et võib-olla kui küsida seda, et kuidas ma kus kohast ma tulen, et siis ma kõige rohkem ikkagi pean ennast selliseks ülemineku aja lapseks. Need olid need sellised 90-ndad. Sa olid 14 seal, kus jah, et kui Eesti sai vabaks, siis mina olin 14-aastane ja mulle tundub, et selle aja noored nad on harjunud sellise muutliku keskkonnaga, et sellised suured muutused on midagi, mis on globaalsed muutused jah, on loomulik osa või et sul on natukene kogu aeg kõhulihased sees, et sa pead olema valmis, et see, kui ilus elu praegu on olnud, et see ei pruugi jätkuda ja me peame igasugused asjadeks valmis olema. Ja ma arvan, et see on ka üks asi, mis võib-olla ka kui me tulla selle ettevõtluse juurde, on selline alusväärtus või selline iseloomu omadused, et sitkus ja selline muutuvas keskkonnas hakkama saamine, et kuidas ma sinna võib-olla nüüd jõudnud olen. Ettevõtlus, okei, aga kuidas sa sai juristiks? Et sa ennem oli jurist? Ja. No sellega on selline lugu, et vaata minu vanaisa oli advokaat, minu isa oli advokaat, jurist. Minu ema on jurist. Minu vend on advokaat.
ja et mida siis nagu noor inimene läheb õppima, kui on nagu selline perekond. Et ta ei lähe siis muusikat õppima, on ju, et ma läksin ikkagi juristiks õppima. Aga noh, see võttis mõne aasta aega, et aru saada, vähemalt minu tekkis selline sisemine veendumus, et see ei ole see minu tee. Et ma usun, et ma oleks saanud hakkama juristina, advokaadina, aga kui ma vaatan praegu oma venda kõrvalt, et siis ta teeb seda nagu nii palju jõulisemalt, nii palju veenvamalt, kui mina seda tegin ja ma arvan, et selles mõttes oli see nagu kokkuvõttes õige valik, et ma juristina ei jätkanud. Kuidas sa avastasid seda hetke, et sa paremini teed ettevõtlust, kui kaitsed teist? Ma läksin tööle panka, Hansapanka, mis suur organisatsioon, seal on nii organisatsiooni sees oli palju selliseid arenguvõimalusi, karjäärivõimalusi, aga kokkuvõttes ikkagi nagu pank ju teenindas ettevõtteid ja mulle seal nagu hullult meeldis see nagu näha nende ettevõtjate lugusid, kuidas mingid inimesed alustasid oma ettevõtetega, neil oli alguses raske, siis nad said mingil hetkel pangalt laenu, ettevõte kasvas, nad laienesid välisturgudele, see oli nagu nii inspireeriv ja samaaegselt mina töötasingi sel hetkel võib-olla juristina ja sealt ma edasi siis tegelesin turundusega. Ja see kuidagi nagu hästi kõnetas, et ma tahaksin ise ka oma enda kätega midagi nagu päriselt nagu luua, üles kasvatada, üles ehitada ja et ma otsisin seda võimalust mõnda aastat. Ja kuidas siis ilmus jäätis? No see jäätise nagu muu saamislugu selles mõttes on seotud natukene minu perekonnaga, et viimastel aastatel, kui ma pangas töötasin, see oli 2009-2010, ma olin väga palju Eestist ära. Panga peakontor, kus ma siis sel hetkel töötasin, asus Stockholmis ja minu iganädalane rutiin oli see, et ma teisipäeva hommikul läksin lennuki peale ja tulin siis neljapäeva õhtul koju tagasi. Ja samaaegselt meil oli kodus 2 last. Hugo ja Natali olid siis sellised 2, 3 ja 1 aastased ja kuud läksid ja mingil hetkel ma tajusin, et ma hakkan jääma oma lastest eemale või võõraks. Ja selline nagu ajend sellele meelemuutusele oli siis see, kui ühel hetkel ma tulin seal õhtul koju lennuki pealt väsinuna ja siis väike Hugo jooksis mulle koridoris vastu ja hüüdis, et näe, issi tuli külla. Ja siis see pani mõtlema, et ma ei taha olla see issi, kes külas käib. Et ma tahan olla see issi, kes on kodus ja kes on oma lastega ja näeb nende üleskasvamist. Ja see oli nüüd selline nagu ajend või selline trigger, et ma nagu tahtsin leida siis mingisuguse oma uue tee, et ma saaksin olla kodus Tallinnas ja ise nagu kontrollida seda, mõjutada seda, et kuidas mu päev ja nädal välja näeb. Ja kuna mul on üks sõber, kes oli selleks ajaks juba nii-öelda oma ettevõtja teel mitu sammu astunud, see on biomarketi ökotoodete kett, selle asutaja Priit Mikkelsaar, me olime koos temaga ühe väikese sellise sotsiaalse ettevõtte loonud. Aastal 2003 olime ühed asutajad Uuskasutuskeskusele ja selles mõttes meil oli minul ka põhitöö kõrvalt oli teatud selline ettevõtluskogemus sealt juba tekkinud. Aga see oli meid liitnud ja siis me istusime mingil hetkel maha, võtsime klaasi veini ja mõtlesime, et kui me nüüd 8 teeksime ettevõtte, et mis see võiks olla. Ja põhimõtteliselt need olid tema mõtted, et kuna ta nägi seda, et sellised Eestis ise tehtud tooted, toiduained on midagi, millel oli nõudlus, aga millel ei olnud nagu piisavalt pakkumist, et siis me nagu sealt kaudu jõudsime selleni, et äkki võiks olla jäätis, mis on ühelt poolt selline suhteliselt lihtne teha, et sul on olemas koor ja piim ja paned suhkru ka ju juba ongi nagu põhisegu valmis on ju. Ja teiselt poolt tal on nagu selline nagu emotsionaalne potentsiaal, et sa saad sinna ehitada lugu, ehitada brändi ja et seetõttu ka küsida natukene rohkem raha selle toote eest, kui lihtsalt, et see on selline külm maius, vaid et sellel on mingisugune siuke nagu emotsionaalne väärtus ka.
ja niimoodi see sündiski, et ma võtsin päris palju kogemusi ja teadmisi sellest panga turundusrollist ja nendest pangas. Ikkagi see suur väärtus on seal, et sa oled paljude tarkade inimestega, teed neid asju koos ja saad ligi nagu sellise maailma parimale praktikale, parimale teadmisele. Ja saad selle nagu siis nagu ära kasutada. Ehk et 2012 siis me nagu suvel tegime ettevalmistused, ma seal olin 3 kuud tegelikult tegelesin nende retseptidega ise. Nagu alguses võtsime selle põhimõtte, et nii palju kui suudame, teeme ise. Et siis kui üldse nagu mõistus otsa saab, et siis läheme küsime abi. Ja aasta lõpuks jõudsime sinna, et need retseptid olid valmis, me olime saanud väga head tagasisidet oma tuttavatelt ja inimestelt, mõnes käisime seal laatadel ja kus me seda jäätis pakkusime ja tõenäoliselt see ajastus oli ka õige, et see oli just see aeg, kus oli nagu finantskriis oli läbi 2008-2009 ja oli tekkinud selline uus hingamine, et oli päris palju neid uusi väiketootjaid, kas on siis nagu õlletootjad või mingisugused juustud ja erinevad siuksed Eesti kodumaised tegijad alustasid just ja me tulime samas laines ja oleme selles mõttes, täna ei ole neid nagu nii palju jäänud püsima, me oleme siis ühed nendest. Nii, ma küsin tootmisprotsessi. Kuidas see nägi välja alguses? Kas oli mingi teil ruum, siis inimesed, kes segasid seda massi ja panid karpidesse? Alustasime täitsa kahekesi Kalamajas. Me oleme kogu aeg olnud selle nüüd kokkuvõttes siis 2013 alustasime tootmist. Ta on 2026 ehk 13 aastat. Sisuliselt me oleme olnud kogu aeg Kalamaja ettevõte. Nüüd Põhja-Tallinn Kalamaja. Et me alustasime Sitsi kvartalis ühes Puuvilla tänaval oli mingi vana õmblustseh ja seal keldris me võtsime ruumid, ma mäletan, see vist maksis 200 €, oli need 80 ruutmeetrit. Ja seal me alustasime siis nagu vedasime sisse need 2 esimest jäätisimasinat, mida me Itaaliast käisime ostmas ja hakkasime seal 8 priiduga jäätist valmistama. Me läks, selles mõttes läks tõesti väga hästi, et see nõudlus oli oluliselt suurem, kui me suutsime toota, et siis me kuu aega tegime ise ja siis tegime väikse pausi, palkasime inimesed ja siis tootsime edasi. Ja siis juba nagu tegelesin mina tootearendusega ja ärijuhtimisega, mitte enam siis jäätise valmistamisega. Et need esimesed 2-3 aastat olid nagu väga kiire areng. Jah, selles mõttes siuke nagu honeymoon, et kus kohas kõik õnnestus, et jaeketid, Selver ja nii edasi tulid meie juurde ja küsisid, et kas te olete võimelised tootma nii palju, et me saaksime teid võtta sortimenti. Siis oligi meie ülesanne öelda, et jah, et teie saate jäätist ja teie ei saa jäätist. Et see oli väga, väga huvitav, väga ilus aeg. Ja siis jah, me kolisime sealt juba suhteliselt kiiresti suurematesse ruumidesse, kuni lihtsalt selliste praktilistel põhjustel, et see mingi vana nõukaaegne ruum, kus me alustasime, oli keldris, sinna ei saanud nagu alustega kaupa juurde tuua, seal ukse avad olid väiksed, mingisugused hästi praktilised asjad, mida me nagu alguses ei osanud on ju mõelda selle peale. Et eks ta nagu siukse nagu nullist alustamine ongi selline teekond, kus kogu aeg tegelikult oled nagu samm maas, et sa tegelikult peaksid nagu mõtlema, et milline su äri võiks nagu 2, 3, 4 aasta pärast ja suuremate mahtude puhul välja näha ja siis sa kogu aeg tegeledki nende pudelikaeladega. Mis neid mahud olid alguses, ütleme esimesed kuud ja mis hetkel teil on? No jah, et esimestel kuudel võib-olla seal oli nii, et kui me tegime ütleme siis nagu päevas 100 kilogrammi või paarsada kilogrammi jäätist ja kokku tuli sellest siis ütleme seal mingi 400 topsi on ju, 300-400 topsi poole liitrist, siis täna see on ütleme nagu 10-15 korda suurem see maht. Et nagu täna me peame, meie selline norm tootmispäev on nagu 1500 kilogrammi, mõnikord on väiksem, mõnikord isegi natuke suurem. Ja siis selliseid päevi on kas nagu, talvel on neid võib-olla nagu 2-3 korda nädalas ja kevad-suvisel perioodil siis on see praktiliselt iga päev sellises mahus. Mida tähendab sõna lamu? Ja see on
see on hea küsimus, alati küsitakse. No eks ta tähendab nagu mitut asja, et tal ongi selgelt see sama vihje selle lehma häälele või häälitsusele amuule on ju. Aga teisalt see sõna meile tuli läbi selle, kui me läksime Itaaliasse neid jäätisemasinaid ostma ja mõtlesime, et see, kus kohas me nagu tahaksime, et inimesed nagu aru saaksid, et mis tootega on tegemist, on see, et ta on jäätis, aga ta ei ole nagu päris nagu selline tavaline jäätis, vaid et see on nagu midagi muud. Et see on nagu midagi nagu erilist, midagi muud. Et siis nagu see muu oli seal nagu kuidagi hästi keskne sõna, kui me Priiduga mõtlesime selle peale ja siis, kuna me läksime Itaaliasse, siis nagu need jäätisemasinad olid mõeldud nagu gelato või Itaalia jäätise tegemiseks ja sealt nagu see nii-öelda seos oli selle Dolce Vitaga, et sealt tuli siis nagu see esiliide sinna juurde. Aga kui näiteks sellest telefonis rääkida, siis inimesed kuulevad seda ka näiteks nagu prantsuskeelse l'amour, sellise armastusena. Et selles mõttes tõesti ma arvan, et see on nagu õnnestunud nimi, et ta paneb nagu mõtte ja pildi jooksma, et mida see nimi võib tähendada. Ja turunduslik käik selline. Ma ütlen küll et ma olen seda kogu aeg öelnud, et selle nagu brändi loomise juures on, eriti kui sa võtad sellised päris toote, mida müüakse poes on ju, et sul on nagu 3 asja, mis peavad nagu õnnestuma. Üks on seesama nimi, teine on pakend, ja sisu ka on ju, et see jäätis ise peab ka või toode peab ise olema hea, aga et nagu ülioluline on, et sa ei müü lihtsalt seda asja, mida süüakse on ju, sest et see nagu reeglina, eriti siin väikeses Eestis, sa ei suuda võistelda lihtsalt hinnaga nagu see tootmise efektiivsusega puhtalt selle pealt, et sa müüd midagi nagu odavamalt kui teised müüvad, et sa pead mingisugust lugu ja lisandväärtust nagu müüma. Nii, selles blokis viimane küsimus, millal sa tulid järeldusele, et see ei ole enam siukene väike äri, vaid see on juba tootmine, inimesed, protsessid ja muud sellised tõelised asjad? No ma läksin ikkagi selles mõttes kohe, ütleme ausalt, ma läksin selles mõttes ikkagi täis panga peale, et kui ma tulin pangast ära, siis me müüsime maha meie korteri ja kolisime hüürikorterisse. Ehk et ma nagu võtsin selle riski, et nüüd järgmistel aastatel mul ei pruugi tekkida võimalust niimoodi stabiilselt maksta või pidada neid mitte liisingu, vaid nagu hüpoteegimakseid on ju, või laenumakseid. Ehk et ma nagu valmistusin selleks ikkagi. Ja mul läks umbes aasta sellest hetkest, kui me saime nagu esimest korda palka maksta. Et see ei olnud kohe, vaid see oli kuskil seal juulis-augustis, kus me siis otsustasime, et okei, et nüüd olen mina siis tegevjuht ja saan sellest tasu ka, et meil oli selleks hetkeks piisavalt suur distributsioon ja selline kindlam sissetulek, igakuine piisav sissetulek. Et ma arvan, et see oli see koht, kus nüüd, et oli tunda, et okei, et ta on nüüd õhku tõusnud see äri ja et tal on mingisugune potentsiaal siin Eestis, et see tuleb ära kasutada, see tuleb nagu lõpuni realiseerida ja Priit samaaegselt tema siis nagu astus sammu hoopis tagasi, et kuna biomarketi kett vajas ka arendamist ja nagu need rollid selles mõttes siis loksusid niimoodi paika. Aga ma ütlen jah, et võib-olla see eeldus oli ikkagi see, et ma võtsin selle riski, et ta ei olnud kordagi mõeldud sellise, et vaatame, et nagu ma siin tegelen võib-olla mingi konsultatsiooniga või lähen kuhugi mujale tööle spetsialistina või kuhugi juhiks on ju, vaid et ma võtsin selle ette ikkagi sellisena, et nüüd ma olen ettevõtja ja me loome siin sellise ettevõtte, mis mulle ka tulevikus palka maksab. Nii, sõbrad, minu saates on 3 blokki. Esimene on edulugu, millest me just rääkisime Rasmusega. Teine on majandusprognoos ja 3. on nõue Anne. Ehk siis väike paus ja tuleme tagasi. Nii, sõbrad, Business Bridge, mina olen Dmitri Kulikov, minul külas on Rasmus Krask, L'amour asutaja ja juht ja nüüd on teine blokk, majandusprognoos.
aga kõige ennem ma küsin, kuidas tänapäeval läheb Lamuul? Kui me räägime nüüd, mis me oleme 12 veebruar, jah? Siis ma saan öelda, et 13 veebruar. 13 veebruar 2026 läheb päris palju paremini. Aasta tagasi oleks öelnud, et päris sitasti läheb. Need viimased 2-3 aastat on olnud nagu väga heitlikud, heitlik isegi on selline eufemism siin, et me peale Ukraina sõja algust ikkagi kaotasime üle poole oma käibest. Ostujõud kadus ära erinevate kriiside mõjul, kui sa mäletad, et alates sealt, see oli mingi energeetika, logistika, viirused ka veel, siis see kandus üle inflatsiooni. Toorainet. Ja sealt tegis nagu toorainete hinnatõus, et see oli selline täiuslik torm. Ja eks me täna ka veel nagu tajume neid järelmõjusid, et inflatsioon on nüüd nagu taltunud. Aga tänaseks on ikkagi see veel nagu kõige põhilisem probleem, see inimeste kindlustunne ja valmidus kulutada või valmidus tarbida. Aga meid aitas ja tavaliselt ikkagi nii ongi, et kui sa oled sunnitud mingeid asju tegema, lihtsalt, et midagi muud ei jää üle, et siis sa jõuad võib-olla sellele tõele oluliselt lähemale, et me ju see toode, mida me tootsime, oli nii-öelda selline hea elu toode, et kellelgi ei ole vaja osta 8 eurost jäätist. Aga nii kaua, kui majandus kasvas stabiilselt, selline nagu outlook oli positiivne, inimesed tahtsid seda tunnet ja jäätis on ka ju hea, aga nüüd, kus see ostujõud langes praktiliselt mingi 40%, või ostukorv kallines 40%, samaaegselt need palgad nii palju selgelt ei kasvanud, siis lihtsalt ka need inimesed, kellel objektiivselt oleks võimalik nagu seda jäätist osta sellise hinnaga, tulid minu juurde, ütlesid, et mul nagu käsi ei tõuse enam seda jäätist korvi panema, sest et kui sa oled juba vaatad, et oled oma juurikad ja piima ja munad pannud korvi ja see tundub sulle siuke nagu 50-60 eurone toidukorvi olevat seal kassa lähedal, et siis sa ei lähe sinna seda 8 eurost jäätist juurde panema. Mis me siis tegime, oli see, et me otsustasime sisuliselt oma jäätise teha 2 korda odavamaks. Et kui ta enne maksis 8, siis ta nüüd maksab kuskil 4,30. Ja kuidas me seda tegime, oli 3 asja, millest nagu ühe osas ma ei ole nagu lõpuni, ütleme, väärtuste tasandil ma ei ole lõpuni nagu uhke. Vaata, kui sa ütlesid ka, et kuidas on võimalik selline aus bränd üles ehitada, siis seni ajani me kasutasime kogu aeg orgaanilist ökotoorainet. Ja me pidime sellest loobuma. Täna me ei kasuta seda enam. Me püüame selle toote hoida nii puhtana kui võimalik, et me ei kasuta seal selliseid aroomaineid või kunstlikke aroome ja maitseaineid. Seda me ei tee, aga jah, sellest nagu puhtast ökotoorainest me pidime loobuma. See oli üks asi. Teine oli see, et me panime sinna jäätisesse rohkem õhku sisse. Ehk et kui enne me müüsime seda gelatot, seda Itaalia jäätist, et siis nüüd me püüame ikkagi sellist rohkem nagu mainstream jäätist. Et seal on üks osa on jäätis, üks osa on õhk, et ütleme 250 grammi, pool liitrit. See on teine asi ja kolmas asi on see, et siis me tegelesime nagu efektiivsusega, et me nagu tahtsime teha suuremaid partiisi ja põhimõtteliselt olime valmis tegema suuremaid allahindluskampaaniaid, et me suudaksime lihtsalt müüa rohkem ühikuid, isegi kui see hind on nagu odavam ja me seda marginaali ei suuda hoida. Ja need 3 asja on tänaseks ennast õigustanud. Ehk et me müüme täna kõvasti rohkem, umbes nagu 40-50% rohkem kui sellest nagu miinimum või selles kõige raskemal ajal 2023 ja me oleme nüüd viimased alates kuskil maikuust alates nagu igas kuus olnud nagu kasvus. Mis annab nagu hästi palju enesekindlust või sellist lootust, et need asjad võivad mida paremaks
ja annab kindlust, et need muudatused on nagu õigustanud ennast. Mul oli siin küsimus, kas täna on Eestis võimalik ehitada selline kasumlik ökoloogiline bränd. Tundub, et sinu sõnad ütlevad, et hetkel ei saa seda ehitada. On ju, sest te pidite nagu koondama kõik kulusid, aga ma küsiksin niimoodi, kas sa alustaksid uuesti seda teed, näiteks kui sa oleksid seda 0 punktist täna? Ma alustaksin uuesti, aga tõesti, ma ütleks, et see nii-öelda see õppetund või mida ka ma enda jaoks ka ausalt välja ütlen, on see, et ma arvan, et me tahtsime teha nagu ideaalset toodet. Ja selle asemel me oleksime pidanud mõtlema ja tegema toodet, mis on inimeste jaoks nagu väga väärtuslik, aga samaaegselt meie jaoks ka kasumlik, ütleme siis niimoodi. Ehk et nendest nagu kõikidest asjadest, mis sa tahad, et selles nagu tootes peaksid olema, sa sisuliselt pead valima ikkagi nagu ühe, võib-olla 2 sellist peamist argumenti, mis peavad olema nagu paremad kui teistel. Ja kõik muu tuleb sealt siis nagu, see on nagu tänane minu selline äri õppetund või selline, et kui ma kirjutaks raamatut, siis ma ütleksin, et vaatad, et ära püüa teha nagu ideaalset asja, vaid et tee midagi, milles sa oled kõige parem ja ülejäänud asjad tee nii, nagu on piisav. Et kui tahta teha, meil oligi see, et see oli nagu premium jäätis, selline Ben & Jerry nagu tekstuuriga, tihtipeale ka samasugused suured nagu tükid seal sees, samaaegselt siis öko toorainest, Eesti toorainest ja et see kõik on juba nagu nii mitu sellist lubadust on ju, mis nagu kõik maksab. Et kui me täna näeme seda, et me ütleme, et nagu tooraine ei ole öko, aga ta on nagu piisavalt nagu puhas tooraine on ju. Aga et sa saad selle lamuu jäätise efekti sealt, et see, nagu see jäätise maitse on nagu piisavalt tugev ja et see elamus on sama. Et siis see toimib. On ju. Ja inimesed, ma ei tea, kas ta oli ju ka varasemalt ka nii, et aga paljud inimesed üldse ei teadnudki, et meil see ökotooraine seal on ju. Et see oli nagu natukene nagu niimoodi ekstra või et mida müügi argumentina võib-olla me ei osanudki ära kasutada. Ja nüüd, kui seda ei ole, siis selles võttes me oleme ka selle kulu maha võtnud. Ja seetõttu ma usun, et sellisena on nagu see toode ja bränd ka jätkusuutlikum nii Eesti väiksel turul kui ka ekspordiks. Et me nüüd esimest korda näeme seda, et me suudame oma jäätist eksportida. Sest et varasemalt see oma hind oli nii kallis, et seda oligi võimalik müüa siin, kus kohas sind teati ja osteti seda sinu lugu. Aga et kui hakkasime siit Eestist välja minema, lisades juurde veel logistikakulud, reklaami, distribuutori kulud, muutus see koheselt nagu täiesti võimatuks missiooniks. Kuhu te müüte? Soome? Soome on jah, meil on teine koduturg on Soome, kus me siis nüüd oleme mõlemas suuremas toiduainete ketis Keskos ja Prismas, SOK on ja oleme sortimendis ja see kasv ei ole seal kiire, aga ta on nagu stabiilne ja selles mõttes nagu järjekindel, et nagu ma olen suhteliselt optimistlik selles osas. Kui sa vaatad tänane majandusolukord, mis on kõige keerulisem sinu arvates, kas tootmist säilitada, kas hinda kujundada või siis kuidagi ette kujutada tarbija käitumist? Kõige suurem tänane küsimärk on kindlasti meil nagu tarbija kindlus. Et kui vaadata nagu objektiivsete näitajate järgi, siis tegelikult meie majandusel ei lähe nii halvasti, kui vaadata sinna kõrvale nagu Saksamaa majandus või Soome majandus või Rootsi majandus on ju, ja ka Läti majandus on ju, et meie tarbija kindlus on nagu selgelt kõige madalam nendest riikidest.
ja seal võivad olla, osad on kindlasti sellised nagu objektiivsed põhjused on ju seotud on ju sellise julgeoleku riskiga, mis meil siin piirkonnas on, aga teistel ka ju on ju, et seal midagi on ikkagi nagu veel ekstra, mis nagu see Eesti tarbijat kuidagi nagu eriti skeptiliseks on teinud, et aga selge on see, et kui nagu suuta, kui majandus näitaks nagu taastumismärke, siis see kanduks koheselt üle ka tarbija kindlusesse, sest et me vaatame nagu Leedu majandust, on ju, Leedu on suutnud on ju viimaste 2-3 aasta jooksul kasvada sihuke 3-4% SKP kasvu. Ja Eestis on see põhimõtteliselt kas negatiivne 0 või nüüd vist nagu selleks aastaks ennustatakse, prognoositakse 2%. Ja Leedus on see tarbijakindlus nagu oluliselt kõrgem, kui ta on Eestis. Ehk et ikkagi, et see on nagu seotud, nad on omavahel seotud, et inimesed väga panevad tähele neid sammu, millest me rääkisime ennem, neid sammu Eesti Panga raporteid. Ja hetkel tarbijahinna indeks on teadmata meil. Jah, see hetkel on teadmata, jah. Et see... Ma küsiksin meie turu kohta, kas meie väike turg on eelis või vastupidi piirang? No Eesti on ühtepidi jah, nagu avatud majandus ja selles mõttes siin nagu äri alustamine on siseriiklikult on lihtne, aga tõesti ta on nagu mõneti selline nagu stardiplatvorm, et see siseturg on ikkagi nii väike, sisuliselt 1 miljon inimest ja ka juba võrdled ka nagu Leeduga, et ka Leeduga võrreldes, kui sul on nagu 2,5-2,7 miljonit, mis neil vist hetkel on nagu rahvaarv, see on ka ikkagi 2-3 korda suurem on ju. Et see mõjutab päris palju seda, et kui palju sa saad toetuda sellele oma siseriiklikule turule ja nii-öelda jalad alla saada. Et Eestis on see nagu lagi tuleb hästi kiiresti ette ja kui me ütlemegi, et nagu iga äri, mis on nagu alla 1 miljoni sellises nagu meie sektoris ei saa olla kasumlik, on ju, et sa pead jõudma sinna nagu 1,5-2 miljonini vähemalt ja sealt edasi on ju, et seetõttu see lagi tuleb kiiresti ette, sul peab olema juba plaan, et kuidas sa müüd Soome või Läti või Leetu või nagu lähiturgudele. Ehk et ma ütlen, et see nii-öelda nagu jah, testplatvormina või nagu äri alustamise mõtteks lihtne, äri kasvatamise mõttes keeruline. Kuidas sa ennustad, kas tarbija käitub kuidagi teistmoodi? Sa natukene juba seda mainisid, et kui natukene läheb paremaks, siis tarbijakindlus kasvab. Kas on näha juba, et midagi muutub? Mina väga ei näe tegelikult, aga teistpidi optimism peab olema, on ju. Et võib-olla juba suur asi on see, et ei ole nagu hullemaks läinud. On ju. Ja ma arvan, et see tarbijate jaoks nagu Eestis on hästi oluline see, et nagu see maksukeskkond oleks stabiilne, et ei hirmutataks uute maksudega. On ju, et pigem võiks olla küsimus, et kas saab mõnda maksu vähemalt mõnele tarbija nagu vähekindlustatud tarbijarühmadele nagu vähendada, on ju, et sealt nagu tekitada sellist nagu positiivset efekti, on ju, aga et nagu objektiivselt me vaatame seda, et Eesti majandus on ju kõige rohkem seotud meie peamiste sihtriikidega, ehk siis nagu Soome on ja Soome majandus ei lähe hästi täna, läheb veel halvemini kui Eesti majandusel läheb ja edasi sealt Rootsi on ju, kus kohas on samuti olnud omad probleemid, Saksamaa, et need kõik 3 peamist partnerit mõõnavad ja selles olukorras on nagu keeruline näha, kuidas meil peaks nagu järsku hakkama nagu paremini minema. Et me nagu ikkagi peame lootma ja nägema neid positiivseid märke oma nendest peamistest ekspordipartneritest, et meie majandus on niivõrd nagu ekspordikeskne, et me kuna selle oma siseturg on väga piiratud, siis me sõltume nii palju, et kui palju on võimalik eksportida. Ja sama, tulen tagasi selle Leedu näite juurde, et Leedu asub Poola kõrval ja Poola on nagu viimaste aastate Euroopa Liidu superstaar. Yeah. Nende majandus nagu on mühinal kasvanud ja nad on väga hästi suutnud ära kasutada Euroopa Liidu need struktuurfondide rahad, neil on väga suur enda siseturg on ju ja Poola, Leedu väga selgelt on selles samas sõiduväes, või et nagu saab osa sellest Poola edust. Mm-hmm.
kuidas arvad, millised valdkonnad võiksid Eestis olla lähiajal edukad? No ma arvan, et me selgelt peame orienteerima ennast nendesse valdkondades, kus kohas nii-öelda see inimjõu osakaal on võimalikult väike, on ju, et kus kohas sul ei ole vaja luua suuri tehaseid või sest et et meil inimesi on vähe, seda nii-öelda tööealisi inimesi on üha vähem, et on ju see nagu demograafiliselt selline, et üha rohkem on nagu eakaid inimesi, need kohordid, mis nagu praegu tulevad nagu 8, 9, 10 000 last, et see nagu tööealiste hulk jääb üha väiksemaks, et see peab nagu väga-väga tark majandus olema, millele me keskendume, et ma olen nagu Läti-Leeduga võrreldes meil on kindlasti seda nii-öelda sellist nagu infotehnoloogia keskset neid startup'e ja neid edulugusi on nagu täna rohkem. See saab on ju ainukene stsenaarium, et kuidas me saaksime uuele majanduskasvule. Nii, majandusblokis viimane küsimus. Millised vigu teevad Eesti ettevõtted, alustavad ettevõtted kõige sagedamini, võib-olla enda näitel? Kas oli sul koperdamised? Aga algus, ma ütlen, et algus meil läks ju nagu kenasti, aga ma arvan, et see see küsimus on võib-olla just selles, et nagu mõelda seda, et kuidas su konkurentsivõime jääb ka siis, kui sa ei saa keskenduda oma sellele siseturu kliendile, on ju, et kuidas nagu siit koheselt nagu välja liikuda ja eksportima saada, et kas see toode on ka konkurentsivõimeline väljaspool Eestit. Et meil on see olnud kindlasti nagu teekond, ma usun, et me oleme täna palju paremas seisus selles osas, aga see oleks mu nii-öelda alustavale ettevõttele kindlasti üks selline soovitus, et mitte rahulduda selle mõttega, et sul on siin Eestis või Tallinnas need kliendid, kes su seda toodet ootavad või vajavad. Eks sul lagi tuli väga kiiresti. Mis oli kõige kallim eksimus? On sul mingi, ma ei tea, rahas, inimestes, ma ei tea, ühikutes? Tead niimoodi ma vist ei oska öelda, et ma tean nagu selliseid nagu raskeid hetki ja üks raske hetk oli, ma mäletan, ja need rasked hetked siis annavad seda nagu võib-olla seda jälle teistpidi jõudu, et kui sellest olukorrast välja tuled, et siis on kõik võimalik, et ma mäletan 2023 suve lõpuks me olime olukorras, kus kohas me põhimõtteliselt oli nagu kõige kehvem suvi olnud ja meil ei olnud piisavalt raha kontol, et selle talvele, hooajaline äri, et talvele vastu minna, et põhimõtteliselt ma nagu lasin lahti või koondasin praktiliselt kõik inimesed ja olin seal, mäletan, septembris olukorras, kus oligi jäänud nagu 3 inimest, mina olin üks nendest, kes siis ise valmistas neid jäätisi põhjasid ja siis olid nagu paar inimest meil, kes siis nagu tegid külmutasid jäätist ja pakendasid seda. Ja meil oli mingisugune tellimus, mis oli hästi oluline ära täita ja ma jäin haigeks. Ja ma arvan, et see oli stressi mõju ka, et ma jäin haigeks ja siis ma olin seal vabrikus nagu mingi 38 palavikuga, tõstsin seda suhkrut ja piimapulbrit ja mida ma sinna katlasse tõstsin ja siis mul lihtsalt pisarad voolasid. Et see oli, siis ma arvasin, et siia ma jään ja et kui ma seda nüüd ära ei tee, et siis me paneme oma uksed kinni. Aga näed, nagu võib-olla sellel jäätisel natuke oli nagu selline soolakas pisara maitse pärast, aga kliendid vist andsid andeks ja nüüd ma nagu tänaseks olema palju paremas seisus juba. Nii, sõbrad, loodame, et Lamu jäätis on edaspidi ka magus, mitte soolane ja sellega teine blokk on läbi. Rasmus Rask, Lamu asutaja ja juht ja Dmitri Kulikov. Oodagi hetk ja tuleme kolmandasse blokki. Nii, kolmas osa, kus me räägime isiklikust vaadest ja kus minu külaline, kes on täna Rasmus Rask, Lamu jäätise asutaja, annab nõu, et kuidas käituda erinevates olukordades ja
kuidas ettevõtlus on sind muutunud inimesena võib-olla? Mulle tundub, et ettevõtlus on midagi, mis on minu loomu omane. Et ma tegelikult, kui ma olen nagu mõelnud, et kuidas ma koolis käitusin, siis ma tegelikult kogu aeg võtsin midagi ette. Et ma olin seal aktiivne koolis õpilasomavalitsuse liige, korraldasime mingisuguseid korvpalliturniire ja õpetajate päeval mingisuguseid viktoriine ja nagu kogu aeg oli mingisugune action ikkagi. Ja mul on nagu lihtsalt loomult, ma arvan, meeldib see, et võtta mingisugune väljakutse ja siis see lahendada ja näha seda nii-öelda kohest või sellist efekti või et midagi on ära tehtud. Et selles mõttes ma arvan, et ta ei ole nii palju mind mõjutanud või muutnud on ju see ettevõtlus, kui et ma tunnen seal ennast nagu hästi. Aga teistpidi ikkagi jah, nagu need raskused ja väljakutsed, mis on olnud, et eks nad on nagu selles mõttes nagu lihvinud seda lähenemist või et kuidas ma nagu asjadele lähenen ja nagu üha rohkem ma arvan, ma tunnen seda, et ma ei ole muutnud, mida ma olen suutnud vältida, on võib-olla, ma loodan, et inimesed seda, kes on minuga kõrval nagu kinnitavad seda, et ma ei ole muutunud küüniliseks või kibestunuks. Et ma ikkagi näen kõike, mis isegi kui need on nagu raskused või et see väljavaade ei ole positiivne, et siis ma näen seda nagu väljakutsetena ja võimalustena. Sest et ma ise tunnen seda, et nii kui sa muutud niimoodi, nii kui sul see peamine mõte on see, et sa oled kuidagi ohver, siis sa oled juba kaotanud selle mängu. Et sa ei tohi näha ennast nagu... Andsid alla, jah. Jah, sest kui sa näed ennast ohvrina, siis sa näed, et see ei ole enam sinu kontrolli all. Et siis on keegi teine nagu pannud sind sellesse olukorda ja sa pead nüüd aksepteerima seda, et ma nüüd siis nagu talun seda või olen selles olukorras sellisena. Et ma arvan, et selles mõttes on see nagu mentaalselt nagu selle ettevõtluse juures hästi oluline, et nagu kogu aeg skaneerida seda, et kuidas ma mõtlen nendele olukordadele, kuhu ma olen sattunud. Ma arvan, et selles on see ettevõtlus väga hea selline trenn. Kas sa tundsid juba läbipõlemist või olid selle lähedal ja kuidas toime tulid sellega? Ja see, kui ma rääkisin sellest, et kuidas ma seal vabrikus nutsin, on ju, et võiks mõelda, et see oli nagu nii-öelda koht, kus kohas läbi põleda. Aga ma olen seda korra teinud kunagi panga ajal aga ma sellest ajast ma mäletan seda, et nagu see läbipõlemiseni viis lihtsalt pikad töötunnid, et sa tegid nagu 12 tundi päevas, sõitsid on ju lennukiga seal ja tegid kogu aeg tööd ja nädalavahetusel ka veel otsa, ehk et nagu kadus ära selline work-life balance on ju ja selle, et ma nagu pean selle all eelkõige silmas seda füüsise ja vaimset tasakaalu, et sa tegeled oma füüsisega. Et ma arvan, et see, mis mind siin viimasel 2 aastal on nagu hullult aidanud, on see, et ma käin jooksmas, et ma jooksen päris palju ja see annab mulle selle energia, et see puhastab on ju selle nii-öelda puhastab mälu ära ja et sa jooksu ajal ei mõtle töö peale või isegi kui mõtled, et siis nagu pigem tekivad sealt mingisugused nagu positiivsed, sellised nagu head mõtted. Ma arvan, et jooksmine üldse, tõenäoliselt füüsiline tegevus on nagu nii ülikriitiline on ju, et selle sama kriisi ajal ma pean olema õnnelik, et see nii-öelda meie lamuur raskused või need väljakutsed on viinud mind selleni, et ma nagu eelmisel aastal jooksin 3 maratoni, pole paha, ja tegin seda veel nagu progresseeruvalt, et ma sain, et seal on isegi oht, et ma nagu olen selline jooksunarkomaan natukene, aga tegelikult mul, kui on väiksed lapsed, siis ei lase sul keegi sul jooksunarkomaan olla, et sind on kodus vaja. Ja, kas ma vastasin su küsimusele? Ja, eks sport on jõud, mis aitas sind välja.
Mis nõueannet annaksid inimesele, kes tahab luua oma äri ja alustada nullist, nagu sina? Ma annaksin selle nõuande, et tuleks nagu kohe nüüd midagi hakata prototüüpima, kohe proovima, et ei ole mõtet nagu pikalt ette mõelda, pikki plaane teha, vaid et tänapäeval ükstapuha, mis see idee on võimalik seda koheselt testida. Ma just nagu kuulasin ühte podcasti, mis rääkis nagu nendest uuematest AI-põhistest programmeerimisplatvormidest. Üks on Lovable, mis on nüüd vist mingi paari aastaga, isegi 1,5 aastaga kasvanud nii, et tal nagu see kasvutrajektoor on suurem, kui oli Google'i kasutajatel, mille point on see, et kui varasemalt need samad Google'i arendajad selleks, et nagu mingit uut toodet alustada või sellele rahastust saada, pidid seda kirjeldama mingisuguses memos, on ju. Et mis toodet me tahame teha, mis funktsionaalsusega, siis nüüd on see muutunud selleks, et sa ei tee memo, vaid teed demo, on ju. Kohe teed juba toodet. Ja, et sul on nagu võimalik see koheselt ära teha, on ju. Ja siis... Kui inimene kardab näiteks, ma saan aru, tee samm, aga kui inimene kardab, tal on stabiilne töö, nagu sul oli, käisid pangas, olid nagu heal arvel, said head palka arvatavasti. No eks muidugi, kui sa kardad ja kui sul on hea töö ja kui sa kardad, siis on küsimus, et kas sa üldse nagu, et mis on siis nagu, mis drive'ib või mis sind nagu triggerdab, miks sa nagu ettevõtlusega tahad tegeleda. Et see nagu see algus võib olla ju väga sellises nagu turvalises tsoonis, nagu kuskilt nagu omaenda hobi näiteks on ju, midagi, mis sind huvitab, milles sa hea oled, see nagu peab ju algama sealt, et on keeruline näha seda, et sa teed ettevõtte lihtsalt läbi selle, et sa loed Financial Timesi või Economisti ja näed, et okei, siin on mingi sektor, kus kohas on potentsiaal, et ma teen siis sinna ettevõtet. Et sa ju ilmselgelt pead alustama mingisugustest omaenda tugevustest või siis mida sa saad nagu oma sõprade või kellega koos sa tahad seda teha, et sul peab olema mingisugune selline nagu võimekus, mille pealt siis seda äri alustada, on ju. Ehk et ma arvan, et seda saab teha ka nagu suhteliselt nagu step by step väikeste sammudega ilma kartmata. Aga ega kokkuvõttes on nagu ikkagi nagu äri on ja ettevõtlus on riskide võtmine ja selles mõttes nagu sellest kartusest tuleb nagu ühel või teisel moel nagu üle olla. No nii, nende sõnadega on hästi lõpetada saadet Business Bridge. Oli täna mul külas Rasmus Rask, kes on Lamu asutaja, juht, eestvedaja, kes räägis väga huvitavad asjad. Aitäh, et leidsid aega meie saade jaoks. Aitäh kutsumast! Mina olin Dmitri Kulikov ja siis nädala pärast vaadake uuesti, pange like, pange subscribe'i, kõike ise teate. Head päeva!